Tere, mina olen Keir ja ma soovin oma traumakogemuse lugu jagada, sest ma soovin inimesi inspireerida, et igast raskest olukorrast, raskest kogemusest on väljapääs ja et vahel see kõige valusam kogemus võib tulevikus olla sinu üks suurimaid tugevusi. Tere, mina olen Marika ja ma soovin jagada oma traumakogemuse lugu just seetõttu, et kogemusnõustajana ma näen täna, et selline teadmiste pagas nagu minul on, saaks ära hoida väga suure vaimse tervise kahju inimestele, et enda vaimset tervist hoides on tegelikult võimalik palju toredamalt oma traumast üle saada ja ei oleks vaja nii palju spetsialistide abi tegelikult. Mina olen Kätlin ja jagan teiega täna oma traumakogemuse lugu, sest pean seda oluliseks märkamist ja üksteisest hoolimist. Ma olin 12, kui ma elasin üle väga raske traumakogemuse, et ma pidin matma oma ema, kes otsustas kahjuks siit ilmast lahkuda ja ta lahkus läbi suitsiidi. Ja see oli väga suur šokk meie kõigi jaoks, eriti minu jaoks. Ja ma elasin üliraskelt seda kogemust üle lapsena, sest see oli minu jaoks just see iga, kus ma kõige rohkem oma ema vajasin. Ja järsku teda enam ei olnud, et see oli väga-väga traumeeriv minu jaoks. Et see protsess sealt välja tulla on olnud ülimalt pikk. Et minu leinaperiood venis ka hästi pikaks. Et mul esimene aasta oli väga suur eitamisperiood. Ma mäletan, et kui mu isa elukaaslane, vanemad läksid lahku, et mu isa elukaaslane mulle selle sõnumi edasi andis, siis minu jaoks oli see täielik nonsense, et mis mõttes, et see ei ole ju võimalik, alles nägin teda, kõik oli hästi, meil olid nii suured plaanid, et mul isegi mitte ühtegi pisarat ei tulnud, ja samamoodi, kui ma siis matustel seisin seal kirstu ees, sain temaga hüvasti jätta, aga minu lapse nagu mõistus blokeeris täielikult ära selle teadmise, et mu ema ei ole enam. Et ma mäletan, et kuskil aasta aega ei läinud oma vanaemale külla, sest mu ema elas mu vanaema juures tol ajal. Et ma mõtlesin, et kui ma talle külla ei lähe, et siis ta läheb ju seal edasi, et ma ei julgenud sinna minna, et mul oleks väga pikalt aega, kuskil 1,5 aastat äkki, kui ma ühel päeval selle julguse kokku võtsin ja sinna läksin ja tegelikult sain väga suure niukse rahutunde, et tegelikult teda ei olegi. Ja siis tekkis minul see leinaprotsess alles esimesena need tunded ja kõik see kurbus ja viha ja pettumus. Minu lugu saigi alguse 5,5 aastat tagasi avariiga ühel ilusal hommikul, kui ma töö juurde sõitsin. Sõideti mulle peateele ette, mina ei olnud milleski süüdi. Et algus oli selline mõnus ja sujuv, et kohe juhtusid sinna mingisugused turvamehed, kes siis organiseerisid kiirabi, pääste, politsei kohal ilusti. Ja siis mind viidi muidugi kiirabiga minema, siis pandi mulle kaelatugi 1,5 kuuks. Käisin ilusti alguses seal traumajärgses kontrollis, et kõik oli nagu selline, algus oli ilus ja sujuv. Ja siis läks asi lumepallina veerema ja põhimõtteliselt läks nagu käest ära ikkagi. Et siis tuli ka see, et kunas Eestis on selline tore asi nagu vastutuskindlustus liikluskindlustuse näos, siis pidin hakkama suhtlema ju ka liikluskindlustusega.
aga kunas nemad nägid, et mina olen selline tülikas ja pikaajaline projekt, millest on vaja kiiresti vabaneda, siis nad hakkasid igal võimalikul juhul minust üritama vabaneda. Ja siis oligi see, et nendega võidelda, enda tervisega võidelda ja siis kõiki neid seadusi lugeda, mis selle liikluskindlustusseadusega nagu kaasnevad, käis ausalt üteldes minu kui nagu normaalse inimese jaoks ikka väga tugevalt üle jõu. Muidugi mul on lapsega seoses lapsepõlves, temaga juhtus kogu aeg midagi ja tõesti mul on tuttavad öelnud, et see on lihtsalt uskumatu, kuidas ühe väikse hingega annab nii palju asju juhtuda. Et kui hästi tempokalt nagu öelda, et tõesti ta sündis niimoodi, et kõik läks hästi ja siis lihtsalt oled selle tutika beebiga ja siis ämmaemand ütleb, mulle tundub, et teie laps hingab imelikult ja sellel hetkel siis selguski, et tema kopsudesse oli sattunud vett, mis osutus nagu keerulisemaks, kui oli arvata ja ta oli päev intensiivis. Ja siis, kui ma olin õnnelik, et me saame lõpuks koju ja meid arst ülevaates, siis selgus sükesid, oi, sellel lapsel on nüüd kubemesong ja nii väikestel lastel ei ole. Ja siis meile tehti ka operatsioon mingi aja pärast, kus siis selgus, et ta ei tulnud narkoosist välja ja jälle nagu mingid tüsistused, mingi teema. Ja siis ma nagu mõtlesin, seal saime juba koju ja elu läks edasi ja siis oli minu jaoks nagu kõige dramaatilisem hetk, keski oli minu jaoks see, kui minu laps oli täpselt 1,5 ja pidasime nagu sükest 1,5-aastase sünnipäeva ja tema lemmikuks olid selleks hetkeks välja kujunenud kartul, praekartul enne ja ta tõmbas selle kartuli endale siis kuidagi risti kurku niimoodi, et ma sain kohe aru, et ta ei saa enam hingata. Ja sellel hetkel, et mina olen tõesti siis alati see, et tuleb tegutseda. Ja siis ma rabasin selle lapse sealt toolist ja hakkasin kohe ju koputama. Ja sellel hetkel muidugi mitte midagi juhtunud, lapsel kadus ära hingamine, ta oli täiesti lilla, ma tõesti küntega kraapisin kurku, kuna ma sain aru, et seal kurgus midagi on ja tõesti ma arvan, et minus oli sellel hetkel 2 poolt. Üks, kes kogu aeg mõtles, ta ongi surnud ja teine pool minus, sa ei saa anda alla. Sa ei saa anda alla ja siis ma seal koputasin, võimlesin, tõesti tegelikult ma arvan tagantjärgi, et tegemist oli ainult nagu sekunditega ja ta tõesti, ta ei teinud häält ja ma mäletan, ma hoidsin niimoodi pisaraid tagasi, minus oli nagu niuke viha, et kuidas saab midagi sellist juhtuda ja siis ma kuidagi kuulsin, ta vist hakkas hingama, et see, ma arvan, et see situatsioon on tegelikult ainult mingite sekundite küsimus, aga minule jääb ta ikkagi mällu nagu videona, nagu pika filmina ja siis ma mäletan, kuidas ma võtsin selle beebi endale sülle ja see hingamine oli nii pinnapealne, et ma lihtsalt ei uskunud, et ta hingab, sellepärast, et ta oli täitsa lilla ja see hingamine oli nii pealiskaudne ja ta ei teinud silmi lahti ka, et siis sa oled seal üksinda kodus, noor ema nagu täiesti nagu hullumas, et mida teha, on. Siis ma sain aru, nii hingab ja siis mul oli nagu täielik error iseendaga, kuna ma kartsin nagu, kuidas ma helistan kiirabisse nüüd, mis ma siis ütlen, et kas mul on abi vaja? Ei, mul ei ole abi vaja. Mis ma teen? Ja siis ma sain aru, et ma olen nii segaduses, et ma ei suutnud ühtegi nagu otsust vastu võtta, et mida selle lapsega teha. Ja siis ma mõtlesin, et minul olid naabrid, süksed professoritest vanapaar ja siis ma nägin, et nende auto on maja ees ja siis ma läksin lihtsalt selle beebiga nende ukse taha ja ma ei kujuta ette, ma tõesti täna ei kujuta ette, mis mulje ma neile jätsin. Perenaine tegi ukse lahti, ma ei öelnud mitte midagi, ma olin sellel hetkel šokis. Ma seisin selle lapsega nende ukse peal ja nemad siis, vanad inimesed rahulikult, palun, tule edasi ja ma tõesti vist istusin 0,5 tundi nende diivanil lihtsalt. Me kõik 3 istusime ja ma arvangi, et
paljud ei oleks niimoodi teinud, aga mina lihtsalt usaldasin nagu ennast nii palju sellel hetkel, et ma ei tahtnud kiirabis helistada, vaid ma tahtsin sellest šokist kuidagi nagu välja tulla, et midagi sellist nagu reaalselt juhtus. Ema kaotuse kogemusest ma võin öelda, et väga palju nagu seda perioodi tagasi ei mäleta. Mäletan seda, et mu emotsioonid hästi palju kõikusid. Sütik oli ülilühikene. Ma võisin ärrituda pisikeste asjade peale, nutma puhkeda tühiste kohtade peal. Koolis muidugi mul oli päris raske keskenduda, õppida. Ma küll kõik tegin ära täpselt nii nagu pidi, aga see oli hästi raske, et see nii-öelda õppimisprotsess oli minu jaoks raskendatud. Mis puudutab mu enda kogemust depressiooni ja suitsidaalsusega, siis on hoopis kardinaalne nii-öelda kogemus. Et tollal ma mäletan, et mõttetöö mul mingi periood keris kogu aeg, hästi palju erinevaid mõtteid. Aga mingi hetk oli see, et mu mõttetööga lakkas täielikult, et ma ei suutnud mõelda mitte millegile, ma ei suutnud mingeid nii-öelda, mul olid ülisuured mäluhäired, et kui mul inimesed leppisid kokku minuga mingid asju või rääkisid seltskonnas mingid asju, siis ma ei mäletanud enam seda. Et ma olin väga väsinud kogu aeg. Et see apaatsus oli hästi suur, et ma ei suutnud mitte midagi teha, ma põhimõtteliselt magasin enamus ajas, ma olin niivõrd jõuetu, et ja kunas mul oli kerge ajukahjustus, mille samamoodi see mälu neuroloog siis tuvastas. Ja siis ta ütleski, et see, et ma ei mäleta seda, et ma hetk tagasi oma kassi välja lasin, et otsima hakkan. See on täitsa normaalne peale sellist sündmust. Et samas minu jaoks oli midagi sellist, et nagu mis toimub, ma ei pidanud varem tegema poe nimekirju. Kõik kohtumised, mis mul olid meeles, ma läksin alati varem, et mul ei olnud mingisugused sellised probleeme oma mäluga. Et isegi see jutt, mis mulle räägiti, mulle üldiselt jäi nagu, ma arvan, et 90% ulatuses niimoodi meelde. Et pärast ei olnud seda, et aga ma ju ütlesin ja siis ma ei mäleta midagi. Ei, sellist asja varem ei olnud, aga praegu on küll niimoodi, et mees ütleb midagi ja siis ta võib öelda, et ma ütlesin, siis ma lihtsalt ütlen, et täitsa võimalik. Tegelikult vahepeal on küll selline tunne, et käed vajuvad nagu rüppe ja siis, et ma lihtsalt enam ei jõua, ei viitsi, ei jaksa, ei taha. Ma tahaks olla normaalne, nagu ma ennem olin, et lihtsalt elan oma ideaalset elu oma mehe ja lapsega ja ma ei pea kuskil käima kogu aeg, et tegelikult see ikkagi muutub nagu kohustuseks ja et ma ei käinud ennem 2 korda nädalas füsioteraapias, mul ei olnud seda vaja või massaažis. Ma käisin siis, kui ma vahepeal tahtsin massaaži saada, mitte siis, et mul on seda vaja. See vaimne tervis lõpuks ikkagi selles kroonilises valus lihtsalt väsib ära ja see jaksab otsa ja siis hakkab see krooniline valu nagu hullemini selle tervise peale, kui ta muidu hakkaks. Et kui see muidu oled selline tubli ja toimid ja naeratid ja saad hakkama, siis lihtsalt tundsid, et mina ei ole enam mina. Et ma ei tea, kes see on. Ma arvan, et mul oli ikkagi kõik need esimesed aastad mul oli unega tõsised probleemid ja kindlasti mul oli ka mäluga nagu probleeme, et ma täna vaatan, et ma tõesti olen minutilise täpsusega pannud kirja mingeid asju, mis juhtusid ja ma tegelikult ei mäleta neid täna. Et see näitabki seda, et mul on olnud hästi pikalt stress ja ma ei ole seda endale tunnistanud, aga mul oli kindlasti mingid väsimuse häired nagu hästi suured, et ma tõesti ju ka mäletan, et oli hetki, kus laps mängis põrandal ja ma lihtsalt magasin seal kõrval, kuna ma ei suutnud enda keha kontrollida, kas ma magan või ei maga. Ja siis, kui on magamise aeg,
siis ma tegelikult olin üleval. Minu ärevus oli nii suur, et ma jälle ei maganud. Et kindlasti ma tean, mis on naeratav depressioon, ma tean, mis on väga pikaajaline stress, mis on unetus, mis on nagu ka vaimsed nagu häired, et tõesti eneseusk, eneseväärikus, kõik nagu tegelikult kaob. Et kui sul ei ole seda tugisüsteemi seal kodus, et see mälu ja kõik see ikkaski, need olid rasked ajad. Lapsena vajasin ma kõige rohkem, et mu kõrval oleks olnud inimene, kes mind toetaks, kes oleks lasknud mul enda valuga olla, seda väljendada, neid tundeid tunda, kes võib-olla oleks mulle lapsena selgitanud, mida tähendab suitsiid, miks inimesed seda teevad ja mind sellel leinaprotsessil toetanud, et ma lapsena hästi palju olin üksi ja elasin üksi selle kõik läbi. Ja täiskasvanuna ma vajasin kõige rohkem seda mõistmist ja seda tuge ja lihtsalt olemist, et ma ei ole kunagi eriti kannatanud seda, kui keegi tuleb, patsutab sulle peale, et läheb üle ja läheb paremaks, või et saad hakkama küll, et laske lihtsalt olla mul selles valus. Ja õnneks tol ajal mul olid paar inimest kõrval, kellega ma tundsin ennast turvaliselt. Aga lapsena mul seda inimest ei olnud kõrval. Tegelikult olekski võib-olla isegi rohkem seda märkamist, et ma võin küll selline naeratav ja tubli ja tugev paista, aga tegelikult ma olen ka ikkagi selline habras. Et lõpuni tugev ei ole ikkagi lõpuks keegi, kui sul on nii palju lööke kogu aeg tuleb, et kaua sind ikkagi materdada nagu võimalik on, et lõpuks murdub ka kõige tugevam. Ja tegelikult ongi see, et just nende spetsialistide selline sujuvus oleks ka kaasa aidanud ja samamoodi see, et kui politsei näiteks on juba ära tõestanud, kes on süüdi, kes on süütu, siis ma ei pea seda nagu uuesti enam tõestama, sest tegelikult minu jaoks on see väga koormav. Ma vajasin enda mõistmist, et ma olen väsinud, et minu laps ei maganud, ei söönud nagu, ja sealt ju tuleb väsimus, kui sa ei saa ennast nagu magada. Ja tõesti, ma arvan, et ma lihtsalt oma elukaaslaselt ka ootaks seda, et palun käi ise toidupoes. Ja tõesti, ma mäletan, kuidas ma nautisin neid nädalalõppe oma vanemate juures, kuna isal oli alati söök valmis, kui ma sinna läksin. Ema oli nõus alati minema lapsega ise jalutama ja ma tõesti ütlen, et ma käisin vanemate juures magamas. Et tegelikult on ülivähe vaja, et oligi nagu see tugivõrgustik see, et ma saaks käia kuskil magamas, kus keegi ei kritiseeri, et miks sa oled väsinud. Ja ma arvangi, et see ongi see peamine sõnum, et lihtsalt nagu märgata väikseid nagu asju. Kas ma saan sind aidata? Kas sa tahad midagi, ma toon sulle? Lihtsalt hoida ruumi ja olla seal kõrval. Ja vahel on inimesel vaja lihtsalt enda sees tunne välja rääkida, ilma et sa peaksid talle nõu andma. Et ma hästi palju vajasin seda lihtsalt välja rääkimist. Aga see oli hästi raske nagu kõrvalt neil vaadata, et hästi palju mulle öeldi, et Keir, palun räägi sellest, et ma näen, et sa muutud nii kurvaks, ma ei taha, et sa kurb oled, aga tegelikult see valu oli ka nende sees nii suur, et ka nemad ei suutnud seda hoida, et täna see on täiesti mõistetav. Et selle lihtsalt ära rääkimist.